Tere kõigile, mina olen Käti. Päevajuht juba hoiatas, et me oleme karjuvalt üle oma ajakava, nii et ma katsun olla hästi kiire. Mina olen siis soojusenergeetika insener, lõpetasin TalTechi aastal 2018 ja ma töötan ettevõttes Filter, kuhu ma läksin tööle, kui ma juba tegin praktikat. Töötan seal tänase päevani, aga täna sellise pigem vähendatud koosseisuga. Olen siis tase 8 insener ja tööüritustel kellelegi ei meeldi sellest millegipärast rääkida, aga mina räägin ikka, et mul on 2 väikest last ka selle kõrval ja kui me tasemeid jagame, siis äkki see on tase 2. Aga mulle endale ei meeldi teksti vaadata nagu tekstina, vaid meeldib vaadata seda visualiseerituna enda silme ees, nii et siia panin siis ajateljele ka, mis on juhtunud viimase 10 aasta jooksul, see on 1/3 mu elust. Et nagu näha, siis ülikooli õpingute ajal ma läksin juba tööle, see on vist päris tavapärane meie eriala puhul, aga minu tööandja võimaldas mulle osalise koormusega tööd, mis tõttu oli siis võimalik ülikooli lõpetada ka nominaalajaga. Hetkel olen siis oma koormust jällegi vähendanud, sest asutasin oma ettevõtte nimega Nave, millest ka kohe räägin, aga nagu näete, märkisin ka siia ära sellised pehmed asjad nagu lapse sünni, et minu eesmärk sellega on inspireerida siin, kuna siin on palju tudengeid, siis järgmise generatsiooni naisinsenere, et inseneri valdkond pakub palju karjäärivõimalusi, aga see ei tähenda, et pere loomine peaks sellepärast edasi lükkuma. Ja minu puhul ma leidsin ka oma abikaasa koolipingist, nii et oli igati win-win. Aga nüüd tööalastele jutudele tagasi, tõsistele jutudele tagasi, siis minu kogemus on valdavalt Eesti tööstuses, pakkusin neile erinevaid energialahendusi, alustasin katlamajadest, põletitest, loomulikul teel tulid erinevad protsessi puudutavad lahendused juurde. Minu viimane fookus oli tööstuste heitsoojusel, ehk siis kuidas püüda protsessis tekkivat jääksoojust kinni ja suunata see tagasi kuskile protsessi algusesse. Ma arvan, et ma ei pinguta üle, kui ma ütlen, et ma olen peaaegu kõikide Eesti suurimate töötava tööstuse ettevõtetega koostööd teinud või neid külastanud. Aga ma rohkem endast ei taha üldse rääkida, ma tahaks kasutada juhust ja rääkida sellest, millest täna on ka palju räägitud, ehk ma arvan, mitte kellelegi ei ole uudis, et insenere napib ja neid mitte väga palju peale ei ole tulemas. Alguses oli see ju äge, sain lüüa rusikaga vastu rinda öelda, et ma olen insener, ma olen vajalik, ma saan nõuda väga head palka, kuigi mul kogemust võib-olla ei ole, aga minu hinnangul on asi päris kurb hetkel. Statistika järgi 45% töötavastest inseneridest täna lähevad pensionile 10-15 aasta jooksul, see peaaegu pooled meist. Ja eriala tudengeid tuleb peale, seda on rõõm näha, aga see peaks olema kordades suurem. Nii et minu hinnangul me peame oma töös midagi väga drastiliselt muutma, et selle kõigega toime tulla. Ja selle olen ma enda missiooniks võtnud. Asutasin ettevõtte Nave Technologies, mis siis on tarkvara arendusettevõte, mis siis teeb inseneridele nende know-how digitaliseerimiseks platvormi. Ja töötame juba esimeste klientidega ja huvi on väga suur, nii et üleskutse siin kõikidele tippinseneridele, kes soovib liituda minu missiooniga, siis ma ootan inseneri juurde, sest tööd on palju, või siis ka ettevõtteid juurde, kes sellega tahaks tegeleda. Aga ma olen 1 minut kiirem oma ajast, nii et aitäh teile ja annan sõna järgmisele. Aitäh, Käti-Liis. Ja järgnevalt Kiur, ole hea. Aitäh selle võimaluse eest. Ma nii graafiliselt ei veennud, nii et ma lähen ükshaaval eluetapid läbi, et oleks teile ka natuke mõistatada. Minu tee siis TalTechis töölu, kuna ma nii pikalt tegutsenud ei ole valdkonnas, olen 26 veel, nii et siis on natuke vähem kogemust näidata. Alustasin ikka TalTechis bakalaureusega ning mul väga hakkas meeldima TalTechi eriala valikust just meie keskkonnaenergia ja keemiatehnoloogia. Miks? Sest seal on 3 erinevat valdkonda koos ning sisseastuma hetkel ma veel ei teadnud täpselt, mida ma teha tahan, kuna gümnaasiumis väga pilti ette ei tulnud. Õnneks sattusin teise kursuse ajal karjäärimessile, võti tulevikku, kus kõik ettevõtted ükshaaval käisin läbi, arutasime ja just inimese tasandil jäi mul kõige parem klapp Eleringiga, kellega siis jäin pikemalt vestlema, mis küll ei olnud otseselt minu erialaga seotud, nemad nimelt tegelevad siis pigem elektroenergeetika õpilastega, aga siiski otsustasin sinna praktikale kandideerida.
sain sinna ja kokku töötasin seal pea aasta alajaamade osakonnas ka käitutehnoloogina. Siis natuke bakalaureusest veel, et 3. kursuses kuulsin soospumpades natuke rohkem ning see hakkas mulle nii-öelda huvi pakkuma, kuna antud hetkel see oli väga tummatu tehnoloogia ja mõtlesin, et meil on katlad põletama, aga miks me siis elektrit ei kasuta. Otsustasin sellest teha ka lõputöö ja kirjutasingi lõputöö, kus põimisin soosmajanduse ja soospumbad. Tegin siis soospumpade majandusliku tasuvuse maapiirkondade kaugküttevõrkudes. Siinkohal siis rõhutan, et aasta oli 2021, kasutasin andmeid ka aastastest 2017 kuni 2020 ja siis järgmist näitame, mis siis ka juhtus. Et noore tudengina selgis kohe, et jes, ma tegin head tööd ja siis koheselt elu tegi korrektuurid ja elektrihinnad läksid ülesse. Sealt siis mulle ka õppetund, et eeldus on kõige halvem asi, mida insener saab teha. Et kui võimalik, siis alati kontrolli ja võta suuremad veamäärad. Siis pärast bakalaureust käisin Kaitseväes ning enne seda otsustasin, et Eleringis töötamine just käidutehnoloogia poole pealt ei ole siiski niivõrd mulle. Tundsin, et tahan ka teist energiatehnoloogia poolt, ehk siis soose poolt rohkem teada saada. Ning otsustasin, et kirjutan kõige tuntumale ettevõttele, keda tollel hetkel teadsin, Utilitasele. Sai natuke suheldud ning minu õnneks oli seal ka praktika kohta pakkumas. Ning minu õnneks täna ka siin istub Tanel Kirjas, võttis mind praktikale. Tänud sulle. Ning praktikas kujunes välja töösuhe ning 2,5 aastat töötasin seal ka kaugkütte projektijuhina. Ja minu suureks siis õnneks andis Tanne mulle piisavalt vabadust, et suutsin ennast sisse pookida kõik võimalike teemadega. Ehk siis kus iganes, kuna kaugeohutus on kasvav valdkond, siis vajadusi just arendamise suunas rohkem kui tavaliselt valdkondades, eriti ettevõttesiseselt, ning seetõttu, kus nägin vajadus kaugeohutuse jaoks, siis üldjuhul leidsin, et ka kaugkütte pool tegelikult on väga huvitatud antud teema arendamisest ning siis sain projektijuhi rollis nii kaugeohutust kui ka imekombel kaugkütte teemasid edasi veetud. Et siin tõin ka mõned näited, et kuigi ma õppisin soosenergeetikat, siis sai ettevõtted nii digiprojektid, SCADA, aruandluse, hooldustarkvarade juurutamised ning finantsteemadest, ehk soosmajandus, selline finantsanalüüsid, mudelite koostamised, müügiosakonna koostöö, lõpuks siis ka selline klassikaline andmetöötlus, selline analüütika roll. Aga see mulle väga-väga meeldis. Siis projektijuhiga paralleelselt läbisin ka magistrikraadi, kuhu lõpetamis pildi panin tõestuseks. Ja mulle väga meeldis meie soosenergeetika eriala, energiatehnoloogia ja soosenergeetika, sest töötades paralleelselt täpselt samas valdkonnas oli ülimalt lihtne materjali omandada, kuna sa nägid õpetatavat materjali päris elus igapäevaselt ning sul on kolleegid, kelle käes sa saad küsida. Soovisin ka magistris endale väike väljakutse esitada, seetõttu võimisin sinna 2 parasjagu tööelus väga aktuaalset teemat, ehk siis tarbimise prognoosimine ja kaugeohutus. Selles siis sai kokku lõputöö kirjutatud, tarbijate prognoosimine masinõppega, aga kerge see ei olnud. Tänaseks olen siis võrgujuhi asetäitja, kuna selgus, et Utilitases tekkis vajadus võrguüksuse juhatajal leida asetäitja, kes võtaks niist just Jaaneka poolt varasemalt mainitud digisuundade arendused ja tehti mulle ettepanek ja otsustasin vastu võtta, sest hea väljakutse on see, mis arendab, kuigi vein vastu päid ja jalg saada. Aga siin minu noorus mind aitab. Ja siit ongi, et minu tänased suuremad vastusvaldkonnad ongi kaugküttevõrgu selline targem juhtimine ja elektrilise ja soojuse valdkonda ülene selline suurem võimumine ja nende kerkivate probleemide lahendamine. Aitäh! Ja Kiur, suur tänu ja Noora Eensalu. Tere! Nüüd on siin kõik tööelust põnevad inimesed tulnud ja rääkinud, aga mina olen lihtsalt tudeng. Nii et räägin teile natuke sellest vaatest. Kiur just ennemalt näitas teile seda graafikut, kuidas üks hetk elektrihinnad tõusid. Ja mina just siis lõpetasin gümnaasiumi. Aga ma läksin Eestist ära. Mõtlesin, et aga ma lähen nende eest peitu.
Läksin Prantsusmaale ja teate, mis seal juhtus? Seal pidi tegelema ka keskkonna ja energiateemaliste asjadega, sest et ma olin vabatahtlik. Ja muidu oli neil elu seal ilus, energianad ei olnud nii kõrged, aga neil oli aega pidada kreevi ehk siis protestida. Ja see on üks päev, kui ma läksin oma vabatahtliku tööle ja oli just protestitud pensioni hea tõstmise eest. Ja siis ma mõtlesin, et mis elu elavad kõik mu sõbrad Eestis ja nii edasi ja siis ma mõtlesin, et okei, võib-olla tuleb tagasi tulla. Võib-olla tuleb saada inseneriks, sest et mina langesin väga selle turunduse ohvriks, et varsti on 2/3 inseneridest puudu. Ja mõtlesin, et võtame ühe tiimi heaks. Ja tulin TalTechi, päris hästi läks, sest et ma ei räägi teile veel sellest energiatehnoloogia instituudist, vaid sellest, kui ägedaid võimalusi on TalTech mulle andnud. Nimelt olen Solaride'i tiimis, aga mis sa teed inseneriga, kelle puhul 1,33 ja 1,34 suurt vahet ei tee? Midagi eriti, paneta personalitiimi parem. Ja sinna ma sattusin. Ja siis ma sattusin veel üliõpilasesindusse ka. Ja siis natukene sai pea laiali otsas, uued palju võimalusi ja nii edasi. Ja siis meil on eriala ka, et sul on palju võimalusi, keskkonna, keemia, energia, tehnoloogia ja siis lõpuks üritad kõike teha ja võib-olla ei tule midagi välja. Aga midagi ikka tuleb, sest et meie õppetöö on päris äge ja on toetavad õppejõud, on toetav instituut ja eriti toetavad kursusekaaslased. Ja iga kord, kui me läheme mõnesse loengusse, siis on 2 võimalust. Kas meid nimetatakse, need insenerid, juhul kui me käime keemialoengutes, või siis, need keemikud, juhul kui me käime tugevusõpetuses või elektroenergeetika loengutes. Nii et siin me siis oleme koos pidanud vastu ja naudime väga seda tööd siin ja õppetööd. Ja eks siis varsti saame ka tööellu minna. Ja üleüldse siin instituudis on üldse võimalik saada palju praktilist väljundit või praktilist vaadet ka asjale, sest et saab külastada erinevaid ettevõtteid, käia erinevate vilistlaste juures natukene, siis nagu juba varasemad rääkijad on rääkinud, ega praktika kohta ei ole ju raske saada, eks? Ei ole. Ja tänu Johannale, kes on ka meie instituudi tudeng, toimus üks selline õhtu, kus rääkis ühe startupi juht ka keskkonnateemadel ja siis 6 aja pärast olin mina ja üks mu kursaõde seal praktikal. See oli siis, Hanna, mis selle ettevõtte nimi oli? Reverse Resources. Jaa, väga äge ettevõte. Tahaks selle edasi kirjutada. Ja ega siin midagi muud ei ole. Et Utilitase esindaja ka ütles, et ega me üksi ei tee midagi ära. Meid on kõik koos vaja ja eks neid võiks olla natuke rohkem. Nii et see on üks punkt, mida meil kõigil natukene südame peale panna, et kuidas me oleme need brändisaadikud oma erialal ka. Ja, aitäh! Ja suur tänu kõigile ja väike arutelu ka sellel samal teemal ja tõesti brändisaadikud, nagu te olete, siis kui te nüüd ise peaksite siit võtma, et mis see energiatehnoloogia eriala õppel teie jaoks oli kõige väärtuslikum, kui te nüüd olete tööturul ja saate aru, et mis see kõige väärtuslikum oli? Kätilis? Ma ütleks seda, et meie eriala võib tunduda nagu väljast selline niši eriala, et kui sa ei ole insener, siis tundub soojusenergeetika või energiatehnoloogia siuke väga kitsas, aga tegelikult see on väga lai, et kui sa lõpetad selle eriala, siis sa võid minna tööle
ükskõik mis valdkonda, selles mõttes, et kas kaugküttesse või gaasi või keemiasse või kuhu iganes, ja siis sa võid teha erinevaid asju, olla disainer või olla projektijuht, olla juht, et kõikide nende ametite töö on tegelikult nii erinev ja eeldada, et kool annab nagu alguse või oskuse kõikides nendes ametites kohe hakkama saada, see on nagu väga kõrge ootus. Et minu jaoks on kõige olulisem, et ülikool annaks selle baasteadmise, selle ta ilmselgelt annab, sest muidu me kõik siin täna ei oleks, ja selle oskuse kriitiliselt mõelda, et kui sa näiteks ei oska midagi teha, siis sa tead, kust otsida ja sa oskad hinnata, kas see allikas on nagu tõene või kas see allikas on okei koht, et see oskus kriitiliselt mõelda ja probleeme lahendada, see on see, mida ülikool saab anda, et kõik see muu tuleb nagu jooksu pealt. Kiur. Mina ütleks, et ülikool annab tänumatult laia pildi, kuna meie eriala energiatehnoloogia on majandusalus, meid on vähe, aga ilma meieta ülejäänud majandus ei saaks normaalselt toimida. Ja seda illustreerib ka väga hästi meie viimaste aastate energiakriis, kus mõnusalt madalad energiahinnad ja stabiilsed on läinud kõikuvaks, on läinud kõrgeks ja me oleme saanud enda valdkonna suuruse kohta, inimeste arvu kohta väga-väga palju tähelepanu. Ja see laseb meile sellise suurema vastutuse teha paremini, olla efektiivsemad ja leida lahendusi. Aga ülikool just annabki selle suure hea pildi. Noora? Ma arvan, et see struktuur, see probleemi lahendus, mida juba Käti ka välja tõi, on see asi, mis on ülikoolist aidanud väga palju ka teistes valdkondades, vahet ei ole kas pehmemates või inseneerlikemas. Ja. Kuivõrd teid tõesti tööturul ikkagi oodatakse, teie eriala inimesi ju, kui lihtne on minna ja küsida seda kõrget palka ja saada hea töökoht, Kädi? Ma ütleks, et väga lihtne, sest täna see sõltuvus nendest just kogenud inseneridest ja isegi ka kogenematutest inseneridest on nii suur, et täna minu hinnangul, vabandust, kui ma kellegi liiga teen, aga ei ole isegi võimalik enam palgaga hoida insenere, väga kogenud ja häid insenere, et mida ma olen näinud reaalselt praktikas, et oma töötajatele, inseneridele pakutakse juba osalust ettevõttes lihtsalt sellepärast, et neid hoida. Nii et kui niisugused asjad sünnivad, siis ma arvan, on väga lihtne lüüa uks lahti ja minna öelda, et ma nüüd soovin tulla tööle. Kiur, samamoodi, ma saan aru, praktika kogemus oli see, mis sind viis, aga käis üleostmine ka mingil ajamomendil või? Minu piiratud töökogemus on aasta Eleringis, siis läksin ise Utilitast üle just selle eesmärgiga, et leida sellist põnevust tööelus ja Utilitas on vägagi avatud ettevõte, et kui on vähegi soovi, vähegi tahtmist, siis nii-öelda initsiatiiv on karistatav ja saad. Et see on see, mis mind hoiab. Ja Noora, võib-olla see vaade, et kui palju seda praktika poolt teile nagu pakutakse tudengitele? Ma arvan, et praktika poolt pakutakse üpris palju, et oleneb muidugi vahepeal, kui initsiatiivikas sa ise oled ja kui vara alustad, aga praktika poolt ikka pakutakse ja eks praktika poole pealt ega meid palju tahetakse võtta ikka edasi ka töötama, nii et sellega on hästi. Ja see kõige olulisem küsimus tegelikult on ju ikkagi see, et kus siis neid insenere juurde saada, et kuidas see probleem ära lahendada, et äkki teie kolmekesi oskate selle siinkohal ära lahendada, et mil viisil ikkagi meelitada inimesi, et nad tuleksid inseneriks? No eks tuleb selliseid, nagu Noora meil on, selline eeskuju ja üleskutsu influencer, et neid on kindlasti väga-väga vaja, et see inseneeria ei toimu kuskil kapi taga suletud uste taga, vaid see on nagu meie igapäevaelu on ju, mis otsuseid me teeme ka tarbijatena, et see on kõik ju inseneeria, et kuidagi tuua seda rohkem pilti, lihtsalt panustada nagu visiooni hoida silme ees, et seda on vaja tõsta, aga ma ise näen, et inseneride juurde kasvu saamine on väga oluline kindlasti, aga et me peame ka juba praegu inseneridena töötama targemalt, et meil ei oleks lihtsalt võimalik oma aega raisata asjadele, mis ei too tulevikku, et olla lihtsalt ise ka targemad ja kasutada tööriistu, mis meil on nagu ka AI ja sellised asjad. Üks teema muidugi teistest valdkondadest ületoomine, aga kindlasti mina näen ka, et me peaksime lisaks sellele, et me käime keskkoolides rääkimas, et kui lähen inseneeria, tulge õppima, me peaksime neile ka näitama, kohale viima, võt sellist asja teeme, see on meie töö tulemus. Ja kuna juba keskkoolis Eestis meil on süsteem, et on lai matemaatika, kitsas matemaatika, siis tegelikult me võiksime ka põhikooli lõpus minna rääkima.
nii-öelda 8-ndikele, 9-ndikele, et näete, kui te tulete laia matemaatikasse, siis saate suurde koostootmisjaama tulla. Et piltlikult öeldes teha juba seal tasemel seda promot meie erialale. ja mina läheks edasi lasteaeda, sellepärast, et näiteks Solaridiga me oleme käinud tegemas väiksed robootikaringikesi ja nii edasi seal ja selle teadlikkuse tõstmine sellel tasandil on ka väga tähtis. Ja meil ei ole enam nii 70-ndad või 80-ndad, kui et sul tuleb meelde, et ma tahaksin saada traktoristiks, ma tahaksin saada astronaudiks. Pigem öeldakse esimeses klassis, ma mäletan, meie õpetaja küsis ja kõik ütlesid, mina tahaksin saada ärimeheks, mõni ütles, et ta tahaks saada kuningaks, mõni ütles, et ta tahaks saada disaineriks, aga tehnilisi asju väga palju välja ei tulnud. Nii et ma arvan, et see on üks koht. Ja teine koht võiks olla ka see, et noored tänasel päeval valivad väga missiooni järgi ka oma tööd. Vähemalt insenerid, kuna meil on võimalus seda valikut natukene teha. Ja kui ettevõtted on ja tulevased väljavaated siis sellele, mida sa õpid, on nagu hea missiooniga, siis ma arvan, et see on ka üks viis. Ja päris lõpetuseks tulevikule vaadates just nimelt, et milline on energiatehnoloogia siis roll Eestis 10 aasta pärast, et kui te nüüd siin praegu istudes peaks visioneerima, Käti? Ma usun, et see roll aina kasvab, sest nagu siin eelkõnelejad ütlesid, siis me ei saa hakkama ainult ühe tootmisviisiga, et meil tuleb aina neid tehnoloogiaid juurde, kuidas energiat toota, kuidas energiat muundada ja et meil oleks piisavalt insenere, kes saaks aru nendest kõikidest erinevatest tehnoloogiatest, siis pigem on see pilt nagu suurem üldises valdkonnas ja inseneeria ja energiatehnoloogia on, ma usun, et niisugune tõusev trend, et seal on kõige rohkem innovatsiooni, sellepärast et meil on karmistuvad emissiooninõuded, meil on nagu kriitiline nii-öelda panus meie inseneridele, et süsteemid läheks efektiivsemaks, paremaks, seetõttu me oleme ka ilmselgelt rohkem pildis ja peame olema. Kiur. Ja nagu ma ka enne mainisin, siis energeetika on majandusalus, ehk siis peame tegema väga head tööd, et meie vananevad taristud asendada uuemaga, puhtamaga. Ja eks 10 aasta pärast saame hinnata, et kas meil läks hästi või mitte, kas NMAC 2035 sai teetud või mitte. Ja ma olen Kiuriga väga nõus, et energeetika on majandusalus. Seda teadvustatakse natukene vähe, nii et ma loodan, et 10 aasta pärast on see selge. Ja ma loodan, et me oleme ka konkurentsivõimelisemad siis lähipiirkondades ka. Ja suur aitäh, Käti, Kiur ja Noora selle energilise ettekande eest ja jõudu tööle teile, teie tegemistes. Aitäh teile!